Teadlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Kõigepealt vabandan, et mul on täna hääl ära natukene, et ma loodan, et see ei sega kuidagi. Aga täna ma tahaksin rääkida uutest energiatest, mis järjest nii-öelda maale tulevad ja meid mõjutavad. Ja need uued energiat on ka need, mis nii-öelda võimaldavad osadel hingedel siit maailmast lahkuda, kes ei pea nendele uutele energiatele vastu ja nad ei olegi mõeldud pidama selles mõttes, et nemad on teinud oma hinge kokkulepped ja siit läbi selle saavad siit maailmast kiiremini lahkuda. Ja täna ma tahaksin nendest uutest sagedustest rääkida just sellepärast, et väga paljud on kirjutanud mulle, et tunnevad ennast teistmoodi, et on selline eriline väsimus, mis inimestel peal on. Eriti viimasel ajal, viimastel päevadel, viimastel nädalatel siin maikuust alates. Ja see kõik on seotud, nii nagu väga paljud asjadki ju energeetikaga, energiatega ja konkreetselt see praegune väsimus, mida inimesed tunnevad, on seotud konkreetselt uute sagedustega, mis maale tulevad ja need tulevad otse keskpäikesest meid selles mõttes nagu laadima, et me oleme nagu ma ei tahaks meid inimkonda üldse mingi tehnikaga seostada, aga võib-olla mõista seda, et me oleme nende energiatega seotud ju kogu aeg ja me oleme umbes niimoodi, nagu sa laed mingit elektroonikariista, näiteks arvutit, paned selle stepsisse ja aku hakkab laadima. Nii ka meile on ju päike, eriti keskpäike, mis ei ole see meie päike, mis meile nii-öelda nähtav on. Need energiat on konkreetselt, kuna nad on meiega ühendatud, siis nad laevad meid kogu aeg. Ja see on ka põhjus, miks kabalistid meie taevast kogu aeg tahavad nii-öelda pilvedega, kuidas nüüd öelda, inglise keeles on hea sõna seeding ehk siis seemendada, justkui nagu taevasse pilvi külvata, et selleks, et me ei saaks nii hästi neid energeetilisi koode kätte, sest need on need asjad ja need on need koodid, mis meid äratavad inimkonda, mis aitavad meil tõusta kõrgematele sagedustele ja ka nii-öelda kogu seda ülestõusmisprotsessi siis läbi viia. Ja igalt poolt kõikidest tasanditelt tuleb praegu tohutult palju energiat ja uusi sagedusi ja see mõjutab meid nii füüsiliselt, emotsionaalselt, mentaalselt, vaimselt ja spirituaalselt. Nii et see on absoluutselt kõikidel tasanditel. Ja osadel inimestel kellel ei ole endal väga palju. Ma korra vaatan, midagi toimus mul siin. Nagu näete, ma istun peaaegu looduses, kui kuulete linnulaulu, siis see tuleb siit. Minul taustal üks satikas tuli siia vastu klaasi põrinaga, nii et aga laseme tal olla. Ühesõnaga, need energiat, mis tulevad, sõltuvad see, kuidas sina neid vastu võtad ja kuidas sina ennast tunned, sõltub sellest, milline sagedus sul varem on olnud ja milline sagedus sul sel hetkel on olnud. Ja seepärast on ülimalt oluline see, mida me oleme rääkinud viimased 3,5 aastat läbi Valguse kanali ka ja eriti minul läbi Sisemise tarkuse kooli erinevate kursuste ja loengute ja seminaride. Me oleme rääkinud seda, kui oluline on hoida oma sagedust, tõsta oma sagedust ja hoida seda ma olen rääkinud 2011. aastast alates ja nüüd on see eriti oluline, see ei ole niisama see jutt olnud või mingi, ma ei tea, mis muul põhjusel, vaid selle põhjus on otseselt see aitab meil kõikidest nendest sümptomitest palju kergemini läbi tulla. Ja näiteks kui rääkida
näiteks vaimsest plaanist, siis see, mida me saame teha, see on ainult meie kätes. Ja sellepärast me peame tegema selliseid valikuid, kus me oleksime sellises keskkonnas, kus me ei oleks kokkupuutes madalamate sagedustega. Nüüd on see aeg, kus me peame hakkama tõsiselt valima, kellega me suhtleme, kellega mitte. Me oleksime sellises keskkonnas, kus me tunneme ennast hästi, kus inimesed resoneeruvad meiega, kus me mõistame teineteist ja oleme võimelised, isegi kui me oleme koos nende inimestega, kes on teisest sagedusest, et me mõistame ka neid. See on ülimalt oluline, väga lihtne on vastanduda ja jalutada minema ja ütelda, et sina mulle ei sobi. Aga kõrgem selline pilotaaž siinjuures on tegelikult see, et me õpime aktsepteerima kõike ja kõiki ja samas tegema valikuid, et kui mul on halb selles keskkonnas olla, siis ma lähen minema, aga mul on võimalus selles keskkonnas aktsepteerida ja mõista teist inimest. See ei tähenda seda, et ma annan nii-öelda nagu selles mõttes, et see, mis teine inimene näiteks räägib või kes ta oma olemuselt praegusel hetkel veel on, et ma ei pea seda omaks võtma, aga ma saan aktsepteerida teise inimese valikuid, teise inimese kohta, kus ta praegu oma teekonnal on. Ja see on ülimalt tähtis. See on üks meie kõigi õppetund, minu kaasa arvatud. Õppida aktsepteerima, me ei pea keegi oma nagu seisukohti peale suruma, aga me saame lihtsalt mõista, et kus teine inimene on armastuse ja headusega. Et see on see, mis aitab meid kõige rohkem. Ja järgmises videos ma räägin juba järgmistes videotes täpsemalt, mida me saame teha erinevate seisunditega siis seoses ja erinevate tasanditega seoses, mis tulevad siis sellest kõrgest sagedusest, mis keskpäikesest meile tuleb praegu järjest rohkem ja rohkem. Ja ma teen ka lähiajal 2 seminari. Ühe seminari info ma saadan juba homme. See on maailmadest väljaspool Antarktika jääseina, nendest konkreetsest 178 maailmast. Aga sellest ma praegu hetkel rohkem ei räägi, sest homses videos juba see tuleb. Aga õige pea tuleb siis informatsioon lõpuks, mida nii paljud on oodanud. Ka sellest, kuidas ja mis meid praegu ees ootab, eriti juunikuus 2024. Kohtumiseni.